Sophie Cunningham läheb taas viraalseks järjekordse julge patriootliku teoga ja kuna see naine astub spordimaailmale üksinda vastu ning püüab kaitsta naiste õigusi spordiareenil, ta näeb nüüd, et 73% ameeriklastest nõustub tema arvamuse ja seisukohaga, et mehi ei tohiks naiste spordialadele lubada. Punkt. Ja me armastame tugevat kuningannat, patriootlikku kuningannat, naist, kes ei karda oma õigusi kaitsta ja seisab väikeste laste, eriti väikeste tüdrukute eest. Aga see on see hetk, mis juhtus sel nädalavahetusel ja mis on interneti hulluks ajanud, eriti liberaalid ja mulle see väga meeldib. Okei, ta on baaris. Viidil Neile, kes ei tea, ta laulis eile õhtul countrybaaris Toby Keithy laulu Courtesy of the Red, White and Blue, mis on patriootlik laul, mis viib selle järgmisele tasemele. Ameerika tüdrukud ja Ameerika poisid tõusevad alati püsti ja tervitavad. Me tunneme alati ära, kui näeme tähelippu lehvimas. Paljud mehed on surnud selleks, et me saaksime öösel rahus magada, kui pea padjale paneme. Siin räägitakse sellest, mida tähendab olla ameeriklane ja kui uhke sa oled. Oli nii palju mehi, kes ohverdasid oma elu, et inimesed saaksid rahus elada ja olla ameeriklased ning me toetame lippu. Ja just sellist retoorikat vihkavad vasakpoolsed täielikult. Sest kui keegi teab, mida ta tahab kaitsta, mille eest ta seisab ja millest seda usub, siis ei saa sa neid tegelikult hullude, kaootiliste ideedega nagu transsooliste õigused spordis maha suruda. No mõtlen, see on üsna ilmne, see on selline väga patriootlik laul, mis ajab vasakpoolsed täiesti hulluks. Kuule, Hand, mine pane oma nimi tema nimekirja tippu ja vabadussammas hakkab rusikat viibutama ning kotkas lendab mees. See saab olema põrgu. Ja kui sa kuuled, kuidas ema vabadus hakkab kella lööma, tundub nagu kogu maa sajaks su peale. Ma tõin selle sulle punase, valge ja sinise nimel. Õiglus võidutseb ja lahing möllab. Suur koer hakkab võitlema, kui sa tema puuri raputad ja sa kahetsed, et sa Ameerika Ühendriikidega jamasid, sest me anname sulle jalaga tagumikku. See ongi Ameerika moodi. Jälle üks laul Ameerika patriootlusest, selline asi, mida mõned mehed paaris kõva häälega laulaksid, aga kui WNBA mängija, kes on vastuolude keskmees nagu Sophie Cunningham, laulab seda täiest kõrist, tõesti kõva häälega. Ma mõtlen, nad tõesti ei tea, mida temaga peale hakata. Vaata seda, see on POV video, sa lähed Feveri mängule ja satud kuidagi samasse baari kui Sophie Cunningham. Nagu näed, pole üllatav, et siin on keegi noor tüdruk, kes on patriootlik. Ja sellega kaasneb ideoloogiline arusaam ja moraalne selgus, et sa ei tohiks lubada transmeestel või naistel Ameerika spordis mängida. Sest kui keegi teab, mille eest ta võitleb, teab, millest seda usub, teab, mille eest ta seisab ja ei häbene seda, sa ei saa neid ohtlike ideedega segadusse ajada. Ma mõtlen, pole niisama, et kogu see viis, kuidas Venemaa, Hiina ja Katar mõtlevad Ameerika hävitamisele, on kaose tekitamine. Nii, et inimesed ei tea, mida nad mõtlevad. Pildudes inimestele pööraseid ideoloogiaid, et nad oleksid segaduses, sest segaduses inimesi on lihtne võita, aga uhkeid inimesi mitte. See laul on tõestus sellest, miks Sophie Cunningham on nii enesekindel ja julge WNBA-le vastu astuma ning ta on loonud liikumise. Ja kui ma ütlen liikumine, siis ma mõtlen tõsist, intensiivset liikumist, et võidelda selle transsoolisuse teemaga, mis praegu toimub. Ma mõtlen, me oleme sellest rääkinud, aga nüüd on NBA-st mehed, kes üritavad tõestada, kui absurdne on meeste draftimine NBA-sse, WNBA-sse, just kui see muudaks mängu võrdsemaks. Ma mõtlen, vaata seda videot. Noh, sellel nädalal tegin ma avalduse. Ma olen transsooline, ma olen naine. Ma samastun mõnikord naisena. Õige, sa vaatad seda ja mõtled, et see on absurdne, aga see ongi absurdne. Kogu asi on absurdne. Ja sa ei saa lasta sellisel mehel mängida WNBA mängus. Ja see ongi see, mille eest Sophie Cunningham seisab. Ta ütleb, et see on lihtsalt täiesti hullumeelne. Aga asi on selles, kuigi on palju meediategelasi nagu see idioot, kes samuti üritab WNBA-s poliitilisi punkte ja tähelepanu koguda, enamik ameeriklasi toetab tegelikult Sophie Cunninghamit. Selle kohta käivad statistilised andmed on pöörased. Aga oota korraks, lihtsalt kuula, kui hull see naine on. Praegu on meie uus lahing
lahing. Ma arvan, et ütlesin, et lahingud on muutunud. Yeah. Tead, meie kavatsused on samad, aga nüüd, kui keskkond on muutunud, näeme, kuidas transinimeste õigusi neilt ära võetakse. On palju arutelu transportlaste üle ja selle üle, millest nad võivad võistelda. Ma võtaksin transportlase igal ajal avasüli vastu, olgu ta minu meeskonnas või minu meeskonna vastu. See on lihtsalt puhas rumalus ja see, et nad on kuidagi suutnud panna inimesi uskuma, et nad peaksid rohkem hoolima transinimeste õigustest kui enda omadest. See naine on terve elu töötanud selle nimel, et saada tippsportlaseks ja on valmis selle kõik poliitilise hetke nimel ära andma, et plusspunkte teenida. Tal on 10 miljonit vaatamist. Enamik ameeriklasi näeb, et see on täiesti absurdne. Aga ameeriklased hoiavad Sofiale pöialt. Ja Outkick oli kohal, et kogu tegevus jäädvustada. Ma arvan, et WNBA räägib enda eest. Me peaksime selle jätma ainult naistele, ainult bioloogilistele naistele. Teadus on üsna selge. Haridustöötajana ei ole keeruline bioloogiat meenutada ja õppida, et on 2 sugu, poisid ja tüdrukud. See ei käi transinimeste kohta, see käib soo kohta. Me püüame kaitsta sporti, mitte naiste eest, kes väidavad end olevat transsoolised. Eks. Ja just see ongi asja mõte. See ei käi transinimeste kohta, seal pole nendega mingit pistmist. See on naiste kaitsmisest. Lihtne, selge. Aga WNBA ei tea, mida sellega peale hakata. Nad tõesti ei tea, mida teha, sest siiani ei suuda nad välja mõelda, mis on tegelikult naise definitsioon. Nad on sellest olukorda surutud, sest NBA mehed on välja tulnud ja öelnud, et nad kavatsevad tulla WNBA drafti. Ja siis nad ongi segaduses, ei, mida me teeme? Okei, ja nüüd üritab WNBA leida mingisuguseid vastuseid küsimusele, mis tegelikult on naine. Sest ilmselgelt ei ole see 6 jala ja 5 tolli pikkune Türgi mängija nimega Isan, kes väidab, et on naine. Mida me sellega peale hakkame? See juhtub ajal, mil WNBA ei suuda isegi defineerida, mis on naine. Liiga töörühm kogunes sel nädalal, et arutada või lausa maha teha, tsitaat, halbade kavatsustega inimeste pingutusi, kes ei taha näha mehi naiste vastu võistlemas. Nüüd vaidlustavad endised NBA mängijad Enes Kanter Freedom ja Royce White neid osaluskõlblikkuse reegleid. White ähvardab isegi kohtusse minna, kui teda ei valita. Nii näib. No mõtlen, mulle see väga meeldib. See lihtsalt meeldib mulle, sest jällegi, kui sul on need inimesed, kui sul on naised, kes ütlevad kaitske meid ja ma mõtlesin, et riis on kõige suurem. Aga kui mehed ütlevad, et ei, teate mis, me oleme naised, siis on üsna ilmne, et midagi on siin valesti. Ja kurb on see, et just seda ongi vaja. On kurb, et 100 ja 1000 naised ütlevad kaitske meid ja meie võimalust spordis osaleda nende meeste ees, kes väidavad, et nad nüüd samastuvad naistena. Ja võib-olla nad tõesti usuvad seda, aga ikkagi kaitske meid. Hoolige meist rohkem kui sellest niši vähemusest, kes on oma hullumeelse kampaania ja kiusamisega poliitilist võimu saanud. Mehed astuvad nüüd välja ja ütlevad, jah, me peaksime neid naisi kaitsma. Kaitseme neid naisi geniaalsel viisil. Mõnikord määratlen end kui mustanahalist transsoolist lesbit ja ma ei oska öelda, kui vabastav see on. Kuigi viimastel päevadel olen palju vihkamist kogenud. Ma arvan, et lähtudes minu saavutustest korvpallis, sellest, mida ma meeskonnale toon, mida ma liigale toon, sportlikkuse ja oskuste poolest, oleks see selge diskrimineerimise juhtum ja me plaanime kasutada kõiki võimalikke õiguslikke samme. No mõtlen, miks inimesed olid sinu vastu õelad? Miks nad sind ründasid? Sa oled lihtsalt mees, kes avaldab oma tõelise poole naisena. Sellest pole midagi selles, mis annaks transliikumisele põhjust pahandada. See on täpselt see, mille eest olete seisnud ja mille nimel olete kõik need aastad võidelnud. Miks te teda ahistate? Kas te ei peaks just armastusest rääkima? See ongi asi. See on lihtsalt absurdne liikumine. See on absurdne liikumine. Ja igaüks, kes suudab ise selgelt mõelda, näeb seda. Ja 73% ameeriklastest, jumal tänatud, näevad selgelt. See on ametlik. Küsitlus näitab, et 73% ameeriklastest on Sophie Cunningamiga ühel meelel, et mehed, kes samastuvad naistena, ei kuulu naiste spordisse. WNBA pole suutnud naist defineerida ja nad on ajaloo valel poolel. Liigad juhivad kohalikud liberaalid. Nad peaksid nägema, kuhu see kõik viib ja ütlema Ameerikale, mida tähendab naine. Lõpetage mängimine naiste spordiga. Nendel koosolekutel käsitleti laia teemade ringi, sealhulgas jätkuvaid arutelusid transsooliste sportlaste üle ning jätkuvat vihkamist ja vaenu, mis on suunatud mängijate vastu internetis. WNBA-d ei mõjuta hetkel ühtegi kohest sobivusküsimust. Jah, mõjutab küll. Ja me mõistame tugevat hukka pahatahtlikud katsed kasutada neid teemasid teiste alandamiseks või marginaliseerimiseks. Teisisõnu, meil pole aimugi, kuidas seda lahendada. Ja nad ütlevad, et neil pole hetkel ühtegi küsimust, millega tegeleda seal või sellepärast, et kui Enes Kanteri ja Royce White'i end osalemiskõlblikuks kuulutamisega vaatasime läbi 409 leheküljelise kokkuleppe, mis on sisuliselt omamoodi põhiseadus, mille seal on kirjas, et osalemiseks pead olema naine, aga mitte kusagil nendes 409 leheküljel ei ole defineeritud, mis on naine. See on lihtsalt hullumeelne, eks. Naiste rahvuslik korvpalliliit ei suuda kolmapäevasel koosolekul määratleda, mis on naine.
Tänasel koosolekul käsitleti mitmeid teemasid, sealhulgas jätkuvaid arutelusid transsooliste sportlaste üle. Teate, ja muide, see on video Sheehanist ning nad on tema rinnad ära katnud, sest teate küll, seda ei saa ekraanil näidata. Kas me võiksime korraks peatuda, astuda samm tagasi ja mõelda, kuidas me seda oma lastele seletame, kui nad suuremaks kasvavad? Sest loodetavasti selleks ajaks on see kõik hukka mõistetud, aga tegelikult peame me sellel teemal vestlema. Me ütleme neile, et oli üks naine, tema nimi oli Sophie Cunningham. Ta oli pikk, ta oli blond, ta oli tugev, ta oli isamaaline, ta oli julge ja ta mängis poiste korvpalli. Ja siis öeldi talle, et on mehi, kes tahavad teeselda, et nad on naised ja nad tahtsid temaga võistelda. Ja ta ütles, et ma arvan, et see on halb, sest see on minu jaoks ohtlik. Ja kogu maailm vihkas teda sellepärast nii väga, et mehed, 6 jalga ja 5 tolli pikad mehed pidid teesklema, et nad tahavad olla naised, et teda selle kogu segaduse eest kaitsta. Ja organisatsioon, mille eest ta sporti tegi, ei suutnud välja mõelda, mis on naise definitsioon. Ja seega, mis siis? Kas sa suudad tegelikult ette kujutada, et proovid seda kõike seletada väljaspool seda draamat, millega me harjunud oleme, oma lastele, kes vaatavad meid, nagu me oleksime täiesti hullud, sest me kõlame täiesti hullumeelselt, sest kogu see lugu on täiesti hullumeelne. Tuleb päev, mil kogu see transliikumise teema liigub tahaplaanile ja me vaatame tagasi ning küsime, kuidas ometi sai ühiskond nii segadusse sattuda? Ja vastus sellel on muidugi välismaised jõud, kes tahavad, et ameeriklased oleksid segaduses. Aga üha rohkem ja rohkem inimesi suudab lihtsalt näha selle hullumeelsust. Ja selline avalik trikk on geniaalne ja täpselt see, mida vaja on. Ja jälle see, mis võimaldab Sophie Cunninghamil seista ja enda ees seista, hoolimata sellest, et ta kannatab selle tagajärgede all platsil, kus teda füüsiliselt rünnatakse ja väärkoheldakse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. On see, et ta teab, millest ta usub. Ta teab, mille eest ta seisab. Ta on patriootlik. Ta on seotud oma riigiga, ohvriga, mille tema riik on toonud, oma riigi vägevusega ja sellega, mida tähendab olla naine ja naisi kaitsta. Ja kõik need asjad kokku teevad temast kellegi, kes suudab seista ja võidelda selle eest, mis on tõeliselt õige. Ja mulle see isiklikult väga meeldib. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.